Tere hommikust kõigile ja tere tulemast kuulama veebiseminari eelarve planeerimise ja täitmise jälgimise uued võimalused Merit Tarkvara koostöös Veeraga. Mina olen Annike, olen Merit Tarkvara turundusjuht ja tänane veebiseminar kestab meil tund aega. Kõigepealt teeb siis Jekaterina meile põgusa tutvustuse Merit Activast ja seejärel näitab Helika Parts, kes on siis Veera finantsjuht ja kaasasutaja, et millised võimalused on Veeras. Seniks, kuni me siin koguneme, on mul väike küsitlus teile ette valmistatud. Nii, et võite vastata. Lisaks sellele me salvestame tänase veebiseminari. Me paneme selle üles Merit Tarkvara YouTube'i lehele. Lisaks saadame kõigile registreerinutele kirja salvestuse lingiga ning lisaks jagame seda ka Meriti Facebookis. Nii, aga siis küsitlusest. Esimene küsimus on siis, mis programmi kasutate. Seal on mitu vastuse varianti, nii et võite valida mitu. Teine küsimus on, millist tarkvara kasutate eelarve planeerimiseks. Ja kolmas küsimus, kas te osalete 23. november Merit Tarkvara ja Kostpaketi hommikukohvil? Et sellest hommikukohvist nii palju siis, et see on samamoodi tasuta, aga vajalik on registreerumine, et meile siia Tartusse Merit Tarkvara kontorisse tulevad siis kohale Joonas Kostpaketist ja FMJ raamatupidaja ja finantsjuht. Et selle hommikukohvi teema on siis 100% digitaalne, et kui siin on keegi, kes ei kasuta veel digiteerimisvõimalusi ja automaatikat või tahaks lihtsalt sellest rohkem teada, siis pange end kirja, et Meriti kodulehel on kõik info olemas. Ja tänase veebiseminari kohta veel nii palju, et me palume, et kui teil on küsimusi, siis te ei kirjutaks neid mitte chati, vaid siin lehe all osas on Q ja A ja sinna te saate kõik enda küsimused kirjutada. Kuna veebiseminar on tund aega, siis ilmselt me suuliselt vastamist küsimustele ei tee, aga me vastame neile kirjalikult jooksvalt. Nii et kohe, kui teil on mingi küsimus, siis kirjutage sinna. Ja otse loomulikult, kui teil mõni küsimus jääb vastamata või pärast veebiseminari tuleb alles meelde, siis nii Veera kui ka Merit ootavad teie küsimusi klienditoes, meili teel või siis telefoni teel. Nii, 3 minutit olen ma juba rääkinud. Ma arvan, et aeg on meie küsitlus panna kinni ja vaadata tulemusi. Nagu näha, siis 90% tänastest osalejatest on juba Merit Activa kasutajad, aga on ka teiste raamatupidamistarkvarade kasutajaid, võimalik, et kasutatakse mitut. Siis eelarve planeerimiseks kasutatakse kõige enam Excelit, täiesti arusaadav. Excel on ka raamatupidamisprogrammide puhul meie suurim konkurent. Ja hommikukohvil on 38% osalemas, 46 mitte ja 16 ei tea veel sellest. Nii, aga väga kena. Ja ma annakski sõna nüüd Jekaterinale. Aitäh, Annike, selle sissejuhatuse eest. Mina teen siis väikse ülevaate Merit Activa võimalustest. Mina olen Jekaterina, olen Merit Activa arenduskonsultant, olen Meritis töötanud juba peaaegu 6 aastat. Oskan vastata tõenäoliselt kõikidele teie küsimustele, mis teil on seotud Merit Activaga. Miks üldse valida oma raamatupidamise tegemiseks Merit Activa? Et meil on juba 31 aastat kogemust. Täpsemalt saab homme meil täis 31 aastat. Homme on Merit Tarkvara sünnipäev. Me oleme kõige populaarsem raamatupidamise programm Eestis. Meil on 25 000 aktiivset kasutajat ning pea 60 000 ettevõtte raamatupidamist tehakse Merit Activas. Meil on 100% pilvepõhine programm, et te saate seda kasutada igal pool, igas seadmes, kus teil on olemas internetiühendus.
ning töö alustamine Meritiga on väga lihtne. Meil on eelseadistatud firmatüübid. Vastavalt teie firma sellele tüübile, kui te hakkate sisestama oma ettevõtted, saate valida, kas teil on äriühing, FIE, MTÜ, korteriühistu, põllumajandus või avalik sektor. On meil eelseadistatud kontoplaan, kasumiaruanne või tulemiaruanne, artiklid ning muud vajalikud seadistused. Merit Activa on täisautomaatne programm. Meil on olemas otseühendused pankadega, SEB, Swed, LHV, on lisandumas Coop Pank ning lisaks on võimalik Nordic Solutioni abil ka erinevaid makseplatvorme liidestada. See tähendab seda, et kõik tehingud, mis teil selles finantsasutuses on toimunud, liiguvad automaatselt Merit Activasse. Et ei ole vaja makseid käsitsi sisestada, ei ole vaja mingit faile importida. Käibedeklaratsiooni saate paari hiireklikiga esitada Maksu- ja Tolliametisse otse, nii et te isegi 20. kuupäeval Maksu- ja Tolliameti lehele sisse ei pea logima. Raamatupidajad teavad, et 20. on üldjuhul alati Maksu- ja Tolliamet maas. Merit Activa kasutajad saavad sellest hoolimata oma käibedeklaratsiooni õigeaegselt esitatud. Ning lisaks muidugi API-liidestused teiste tarkvaradega, näiteks ka Veeraga. Et Veera ja Merit Activa ühildavad omavahel API teel. See tähendab seda, et andmeid liiguvad automaatselt, et kasutaja ei pea ise neid sisestama ühte või teise keskkonda, et topelt. 100% paberivaba raamatupidamise tegemise võimalus tänu nendele automaatikatele, e-arvetele, digiteerimispartneritele on võimalik 100% paberivabalt oma raamatupidamist teha. Kõik algdokumendid tulevad Merit Activasse ning neid säilitatakse ka vastavalt seadusele nõutuna. Ning loomulikult, et lihtsus, igaüks saab hakkama. Ka alustamisega. Töö alustamisel on meil võimalik andmeid importida programmi Exceli failidega. Ning meie kliendid on erinevates küsitlustes välja toonud ka selle, et miks nad meid armastavad, on see, et meil on tasuta Eesti parim klienditugi. Meil töötavad praktikud, teavad kõiki funktsioone, teavad raamatupidamist. Töö alustamisel saate importida Exceli failidega pearaamatukontode algsaldod, klientide tarnijate võlgnevused, klientide tarnijate nimekirjad, artiklid ning põhivarad. Kahjuks ei ole võimalik varasemat ajalugu teisest tarkvarast üle tuua, kuid algsaldodega on võimalik alustada. Mis on Merit Activa litsentsi hinna sees? Kui te olete soetanud omale Merit Activa litsentsi, siis te ei pea muretsema programmi uuenduste pärast, need tulevad automaatselt, olgu tegemist seaduste muutmisega või muude mugavusfunktsioonidega, kõik tulevad teile automaatselt. Hommikul avate programmi ja teil on programmi lisandunud täiendavaid funktsioone. Tasuta kliendi tugi telefoni, meili ja chati teel saate tööpäeviti kella 9 kella 5 meile kirjutada, helistada või lausa otse chattida. Litsentsi hind sisaldab 2 ettevõtte lisamist. See tähendab seda, et kui te olete soetanud litsentsi, siis 2 ettevõtet on selle hinna sees. Kui te teete raamatupidamist rohkem kui 2 ettevõttele, siis tuleb iga täiendava firma eest tasuda 1 euro kuus. Ehk siis alates 3. maksate lihtsalt juurde 1 euro kuus. Teie andmeid hoitakse turvalises pilveserveris, et ei pea muretsema, et nendega midagi juhtub. Kui mingil põhjusel te lõpetate Merit Activa kasutamise, et kas teie ettevõte läheb pausile või on seal mingid muud põhjused, siis te saate oma andmetele, mis on Merit Activasse sisestatud, ka pärast litsentsi lõppemist ligi. Meie programm ei lähe lukku, saate võtta aruandeid, saate varasemates perioodides sisestada mingid paranduskandeid, juhul kui on vajalik, lihtsalt teil ei ole võimalik uusi kandeid sisestada. Merit Actival, nagu te panite tähele, siis on umbes 60 000
aktiivset ettevõtet, kelle raamatupidamist tehakse siis meie programmiga ning kõik need 60 000 ettevõtet saavad e-arveid omavahel vahetada täiesti tasuta. Ehk siis ühest Merit Activa ettevõttest teise Merit Activa süsteemi liigub ta otse ilma siis operaatorit läbimata ja täiesti tasuta. Merit Activa litsentsi hinna sees, kui me räägime praegu standardist, on kõik liidesed dokumentide digiteerijatega, Postpocket, Envoice, Vitec ja nii edasi. Muude tarkvaradega, näiteks veebipoed, kassasüsteemid, andmeanalüüsi tarkvarad, Veera on API-liidese võimalus Merit Activa Pro ja Premium pakettides. See tähendab, et kui te olete soetanud omale Merit Activa Pro või Premiumi, saate teha liidestused, meie poolt selle jaoks täiendavat tasu ei tule. Lihtsalt on vajalik vähemalt Pro pakett. Olen välja toonud siin standardpaketi funktsioonid, mis on loomulikult ka kõikides teistes pakettides, et kõik vajalikud funktsioonid, näiteks väikeettevõtte raamatupidamiseks on täiesti olemas. Ilmselgelt müügi ostuarved, aruanded, saldoteatised, meeldetuletused, aruandvad isikute kuluaruanded, ettemakstud kulude automaatne perioodiseerimine, pankade otseühendused, kõik raamatupidamislikud aruanded, pearaamat, bilanss, kasumi aruanne ja nii edasi. Käibedeklaratsiooni esitamine Maksu- ja Tolliametile masin-liidesega. Majandusaasta aruande saate otse Merit Activast esitada, et kui te olete oma aasta andmed nii-öelda lukku löönud, koostate Merit Activas majandusaasta aruande, võtate XBRL faili ning laete selle siis äriregistrisse ülesse. Andmete arhiveerimine, kulukohad ja projektid, osakonnad, põhivarade arvestus, laoarvestus, e-arved lisaks siis sellele, et Merit Activa kasutajate vahel saate neid vahetada tasuta, on võimalik teil võtta e-arvete operaatoriks siis lisaks ka kas Telema või Omniva või siis Postpocketi kaudu näiteks vastu võtta. Ja loomulikult ka API-liidestus Merit Palk programmiga, et on suur tõenäosus, et need, kes kasutavad Merit Activat, kasutavad ka Merit Palka, siis palgaarvestuse kande saate väga mugavalt API teel selle saata oma raamatupidamisprogrammi ehk siis Merit Activasse. Olulisemad siis Pro ja Premium pakettide lisavõimalused, nagu ma ütlesin, et kõik need eelnimetatud standardpaketi funktsioonid on loomulikult ka Pros ja Premiumis, aga vastavalt siis teie ettevõtte suurusele ja vajadustele jagunevad meil paketid selliselt, et standard, Pro ja Premium. Premium on kõige suurem ehk siis täisfunktsionaalne. Pro ja Premiumis on mitme täisõigusega kasutaja lisamine, perioodilised arved, hinnakirjad, allahindlused, masssaatmine, korteriühistu funktsioonid, e-arvete kinnitusring, mitme lao pidamise võimalus, müügiarve vormide lisamise võimalus ja müügiarveid saate importida teistest tarkvaradest ka XML failiga, kuigi see XML failist import on pigem tänaseks juba eilne päev, et enamus teised tarkvarad ikkagi liidestavad API teel, et ei ole failiga vaja importida. Premium paketis on siis pakkumised, müügitellimused, ettemaksuarved, viiviste automaatne arvestus, kasutaja õigusi saate detailsemaid määrata. Näiteks kui teil on selline kasutaja, kes võib näha ostuarveid müügi poolt, aga te ei soovi, et ta finantspoolt näeb, siis saate selle lukku panna. Saate ka neid funktsioone panna selliselt, et ta näeb, aga ta ei saa muuta. Et variante on erinevaid, et kuidas teil vastavalt ettevõtte vajadus on. Komplekteerimine, et selline väiksem tootmisettevõtte lisafunktsioon, piiramata arv dimensioone, avaliku sektori raamatupidamise tegemise võimalus, kus kõikide nõutud aruannete ja seadistustega
ning väga paljud kaupmehed kasutavad ka näiteks Telema ID lahendust. Kuna me täna räägime siin eelarvete planeerimist ja täitmisest, siis oleks paslik välja tuua just Merit Activa lahendus avaliku sektori raamatupidamise tegemiseks. See on Merit Activa premium paketis. Loomulikult eelarveid jälgivad ja täidavad ka tavalised äriühingud, kuid kõige enim on see avalikul sektoril. Et Merit Activas on siis avaliku sektori algseade koos kõikide avaliku sektori vajalike klassifikaatoritega ehk siis meie mõistes dimensioonidega, tehingupartnerid, tegevusalad, allikas, rahavoog. Siis täiendavalt saab avalik sektor omale lisada ka äriühingud, saavad lisada omale piiramatul arvul iseenda siis tarbeks kulude ja tulude jälgimiseks juurde dimensioone. Et kui näiteks Standard Pro Premiumile kõikidel on vaikimisi meil olemas kulukoht ja projekt, siis Premium paketis on võimalik lisada täiendavalt, kui te tahate detailsemalt jälgida oma tulusid ja kulusid. Lisaks siis tavapärastele raamatupidamise aruannetele on võimalik koostada saldoandmikud, makseandmikud ning neid importida XML failiga Rahandusministeeriumi infosüsteemi. Mitte käibemaksukohustuslased ettevõtted saavad koostada kasumiaruannet, milles on kulud kajastatud koos käibemaksuga ja saldoandmikus on kulud ilma käibemaksuta ja käibemaks on eraldi kontol. Ehk siis on võimalik aruannet võtta kas koos käibemaksu või siis ilma. Ning ettevõte saab valida avaliku sektori puhul, et kas on kasumiaruande nimetuseks kasumiaruanne või tulemiaruanne. Sisuliselt on tegemist ühe sama aruandega, lihtsalt on nimetus teine. Ja loomulikult avalik sektor saab kasutada täiendavalt kõiki Merit Activa automaatikaid ja premium paketi võimalusi. Kes veel ei ole Merit Activa kasutaja, et kindlasti tekkis küsimus, et kas ma saan Merit Activat proovida, ilma et ma peaksin mingit tasu maksma, siis jah, Merit Activat saate tasuta proovida kuni 6 kuud või siis kuni 100 kande täitumiseni, et kas 100 müügiarvet, 100 ostuarvet või 100 pearaamatukannet. Ja tasuta paketis saate kasutada kõiki Activa premium paketi võimalusi. Et see peaks olema piisav maht selleks, et aru saada, kas Merit Activa sobib teile ning kui sobib, siis saate juba vastavalt oma ettevõtte vajadustele omale soetada litsentsi. Ja kui teil tekib programmi kasutamisel või siis pärast seda veebiseminari mingid küsimusi seoses Merit Activaga, siis võtke julgesti ühendust meie tasuta klienditoega. Võite meiega ühendust võtta ka siis, kui te ei ole veel meie klient, et meie klienditugi vastab kõikidele siis programmiga seotud küsimustele, et kindlasti aitab teid, annab nõu. Saate meile helistada, kirjutada meili teel või siis kasutada meie programmis või kodulehel olevat chati akent. Nii, näitan siis korraga teile, kuidas toimub Merit Activas siis liidestamine Veeraga. Et sisuliselt peakasutaja peab minema siis, kui ta on programmis oma ettevõtte loonud, seadistuste menüüsse. Seadistuste menüüs on selline plokk nagu ettevõtte andmed. Siis on API seadistus. Seejärel lisate, koostate uue võtme, näiteks võitegi siia kirjutada Veera. Koosta ning selle API ID ning võtme kopeerite ning edastate Veera kliendi toele. Merit Activa poolt nii lihtne see ongi.
Lisaks siis, kui me räägime siin dimensioonidest ja kulude ja tulude detailsemast jälgimisest, siis siin samas seadistuste menüüs on plokk dimensioonid ning eraldi punkt dimensioonid. Vaikimisi on kõikidel olemas kulukoht ja projekt, aga te saate lisada omale täiendavaid dimensioone, kui te soovite. Lisate siia väärtused, et näiteks mis kulukohaga tegemist on, ja siis te saate neid oma kannetes kasutada ning nende dimensioonide abil siis juba Veeras oma eelarvet detailselt jälgida. Nii, minu poolt praegust on kõik, et annan sõna üle siis Eelikale, et kes räägib teile juba täpsemalt Veera võimalustest ning kuidas oma eelarvet jälgida. Nii, aitäh Ekaterina ja Annike sissejuhatuse eest. Minu nimi on siis Eelika Parts ja olen Veera esindaja ja hea meelega mul on väga hea meel siin koos Meritiga on võimalus kasutada ja meie eelarve rakendust tutvustada. Et tõesti see liidestus nii lihtsalt käibki, nii nagu Ekaterina just näitas, aga nüüd selleks, et Veerast lähemalt rääkida, ma räägiksin siis võib-olla täpsemalt natukene Veera loost. Jagan teile ka oma ekraani ja siis juba ka näitame kohe keskkonda ennast. Nii. Nimi Veera on siis see ilus tütarlapse nimi, on sõna akronüüm sellisest väljendist nagu virtuaalne eelarve rakendus. Et see on tegelikult see nimi sisaldab päris sellist asja funktsionaalsust. Nüüd ongi Veera versus Excel, et miks peaks Veera parem olema, et me oleme kõik finantsistide ja mittefinantsistide ja juhtidena kokku puutunud erinevate aruannete ja arvan, et 99% kõik on neid teinud ka Excelis ja on tehtud KPMG poolt selline uuring, kus Excelis on loogikavea esinemise tõenäosus iga 150 rea kohta 90%. No see ei tähenda nüüd seda, et meil peaksid kõikidel vigased aruanded olema, aga see pigem peegeldab seda olukorda, kus on millist halduskoormus see Exceli töökorras ja aktuaalseks hoidmine nagu sisaldab, et me kõik finantsistidena tegelikult teame või ka mitte finantsistidena, et me peame kogu aeg liitma, korrutama ridade juurde, lisamisel tekib meil kogu aeg vajadus kontrollida, et kas kõik valemid on asjakohased. Nüüd Veera loost. Veera kui virtuaalne eelarve rakendus. Tegelikult see vajadus Veera suguse tööriista jaoks tekkis meil endil raamatupidamisbüroona. Tegime teenust siis omavalitsustele, nii finantsjuhtimist kui raamatupidamist. Finantsjuhtimise üheks oluliseks tööetapiks oli siis eelarvete koostamine ja eelarvete koostamises ühes organisatsioonis osales kuni 20 inimest. Ja sellel hetkel, kui mina selle tööga alustasin, oli meil 2 kohalikku omavalitsust, kellele oli finantsjuhtimine ja kokku oli kuskil 40 inimest, kes siis tegelikult andsid sisendit eelarvestamisele. Neile pidi antama tagasisidet ja see käis kohutav Exceldamine, meilide edasi-tagasi saatmine, et selline halduskoormus, mis otseselt sisu eelarvesse ei loonud, oli äärmiselt suur. Ja siis hakkasimegi otsima, et kuidas on võimalik, kas on võimalik leida mingit lahendust, aga selgus, et sellist lahendust otseselt olemas ei olegi. Ja siis tuli hakata ise seda lahendust looma, tegime testi ja aastal 2016 siis otsustasime luua ettevõtte, kes hakkas programmeerima sellist lahendust. Et ettevõtte on alguse saanud Tartust ja eelkõigegi siis just finantsistide töölaualt, kes siis tellisid programmeerimisteenuse programmeerijatelt. Et samal hetkel sai seda tööriista kasutada ka nii-öelda selle loomisel ka kulujuhtide peal, kes andsid sisendit, need tegelikult on nagu protsessi sees lahendus loodud. Ja tänaseks oleme siis nii kaugele jõudnud, et 75% Eesti kohalikest omavalitsustest, ligi 60 omavalitsust kasutavad juba Veera keskkonda eelarvete loomisel, jälgimisel ja ka kulujuhtidega kommunikeerimisel. Et meil ongi nüüd kindlus seda ka nii-öelda laiemalt edasi
Veera võimalusi siis ka sihtasutuste, OÜ-de ja MTÜ-de jaoks kommunikeerida ja tegelikult ongi meil juba päris mitmed kliendid, kes on meid leidnud ka sihtasutuste ja osaühingutega, tähendab erasektori poole pealt, et oleme pakkunud erinevaid võimalusi. Aastal 2020 tegime ka ISO sertifikaadi, et vastata kõikidele turvalisusele, mis on siis veebikeskkondadega seotud, et siis oleks meie teistel osapooltel võimalik, just eriti avalik sektor, kelle turvanõuded on võib-olla suuremad, toimetada meie keskkonnas. Ja kõige suurem uuem uudis on siis see, et Veera ettevõte mainiti ära Äripäevaga Sellitopi ettevõtetes aastal 2022. Kohta me veel ei tea, et see avalikustatakse uue aasta alguses. Niisiis tõesti eelarvestamine on töö ja ajamahukas protsess. Selle me kogesime siis oma töölaual, oma enda naha peal ja jõudsime siis sellise lahenduseni, mis muudab töö eelarve planeerimisel inimlikumaks ja mugavamaks. Et eelarve koostamisega tegelikult ei ole seotud ainult finantsjuhid, vaid need on seotud ettevõttejuhid, kulujuhid ja teised, kes annavad sisendeid ja on ettevõtte nii-öelda vastutavad isikud. Mida siis Veera pakub? Siin on mõned märksõnad välja toodud, mida me Veeraga lahendame. Eelkõige see, et eelarvestamine ei pea olema suur raketiteadus ja selline keerukas ja selline protsess, mis kõigil paneb pea valutama, vaid ta peab olema lihtne ja dünaamiline. Eelkõige see lihtsus ongi see, mida me oleme Veerat arendades silmas pidanud, sellepärast, et Veerat kasutavad inimesed, kes ei ole finantsjuhid, kes teevad oma parimal viisil oma tööd ja tegemisi, aga kes vastutavad ühtepidi finantside eest, kulujuhid ja teisalt siis finantsjuhid, kes tahavad keerukamaid aruandeid, suuremaid ülevaateid kogu organisatsioonist, et see rahuldaks nii-öelda mõlemat osa. Jätkusuutlikkus ja järjepidevus, see märksõna toob seda, et oleks kogu protsess läbipaistev kogu organisatsiooni jaoks ja see oleks ühes keskkonnas. Et kui me nüüd teame seda protsessi Exceli põhiselt, siis edasi-tagasi saatmine või eelkõige ühe otsa tehakse Exceli sisend, see läheb finantsjuhile, pearaamatupidajale, seal pannakse eelarve kokku, aga kuna eelarvestamine hakkab väga palju varem, siis see, mida planeeriti, läheb kulujuhil üsna tihti meelest, et kuidas need numbrid kokku said, mis oli siis lõplik versioon, et selline keskkond, mis nagu hoiaks kogu seda eelarvestamise protsessi, seda tegelikult ei ole, aga Veeras on see kõik protsess näha. Jätkusuutlikkus peegeldab ka see, et meil on seotud ametikohad kasutajatega, et kui tuleb uus kasutaja, seotakse ta eelneva uue ametikohaga või siis tähendab ametikoha taga vahetub inimene, siis ta saab näha selle eelneva ametikohal töötanud inimese eelarveid, tema töölauda, mis puudutab finantse. Ja siis dünaamiline aruandlus, juba korra tõin välja, et finantsjuht tahab vaadata nii detaili kui suurt vaadet, et tõesti selle suurt ja koondvaate põhiselt oleks siis võimalik minna detailideni välja, et helikopterilt kuni rohujuure tasandini. Ja mis kõige olulisem on see, et Veera aitab just aega kokku hoida, et kõik need tegevused, mis ei loo sisu eelarve tegemisel, et need oleme üritanud siin Veera keskkonnas ära elimineerida. Kõik kleepimised, lõikamised, meilimised, et see kommunikatsioon, mis just läheb info edasi-tagasi põrgatamiseks, et see hoitakse ühes keskkonnas. Lisaks sellele oleme Veera liidestanud ka virtualiseeritud töölauaga ehk Power BI-ga. Ma loodan, et ma jõuan näidata ka näiteid, mida me oleme teinud eelkõige kohalikele omavalitsustele, et inimesed, eelkõige kes ei ole finantsinimesed, saaksid visualiseeritult siis ülevaate, kuidas läheb ja see andmed on meil standardiseeritud ja siin oleme siis loonud sellised Power BI töölauad.
Väärtustame aega, selle ma juba korra tõin välja, aga ma annan sellise kiire hinnaindikatsiooni ja kuidas siis Veeraga alustada, enne kui keskkonna juurde läheme. Et meil on jagatud see kahte ossa, eelkõige esimene on siis juurutusprotsess, et seda Veera ei ole selline keskkond, kuhu saab ise päris sisse minna ja kohe seal toimetab. Jah, võib küll, aga me üldiselt selleks, et päriselt väärtust luua, me oleme kliendi juures, kui ta Veeras toimetama hakkab, paneme tema kliendi andmed sisse. See on siis kokkuleppel, kas siis et ka ajalugu oleks näha, raamatupidamisest ajalugu, võib-olla ka eelarvetest ajalugu, et see sõltub siis kokkuleppest ja et klient saaks hakata tegema järgmise perioodi tegevusi, kui tal on parasjagu pooleli kas eelarve muudatused, siis ta saab hakata kohe neid eelarve muudatusi Veeras tegema või siis järgmise aasta eelarved, et ta ei peaks hakkama ise seda keskkonda enda jaoks looma. Selle loomise protsessi juures me aitame selle kliendi jaoks ära teha. Meil on ka loomulikult olemas tasuta klienditugi, et meile saab helistada, kirjutada, et see võimalus on meil alati kogu aeg olemas meie klientide jaoks. Ja hinnastamisest, kuna meil on väga suure erineva kaliibriga kliente, siis meil selliseid premium ja pro paketti otseselt ei ole ja väga palju sõltub ka keerukusest, siis minimaalne juurutus on meil 250 €, aga see sisaldab kõike seda eelnevat, mida ma rääkisin. Lisaks ma ei maininud ka seda, et kogu meeskonna koolitust, et nii kulujuhtidest kuni juhtkonnani välja, et selle koolituse me teeme ka juurutusprotsessis, et saaks kogu ettevõtte kohe maksimaalselt kasu sellest keskkonnast. Ja kuutasu on siis sõltuvat kasutajate hulgast, maksimaalselt on see 15 € kasutaja, aga see kõik, see hind on läbi räägitav, see sõltub väga palju kliendist, kliendi suurusest. Et kuna me oleme Eesti ettevõte, me ei esinda kalleid litsentse, vaid jah, tõesti PowerBay lahendus on eraldi litsentside peale, aga see on nagu eraldi muusika, et täna ma räägin eelkõige Veera keskkonnast, et me saame seda hinna osas alati läbi rääkida. Nüüd ma kuvan siia meie kontaktid. Meie kontaktid on näha ka meie kodulehekülje peal. Koduleht on meil www.veera.eu. Et kirjutage julgesti ja küsige hinna lahenduste kohta, oleme olemas. Nii, aga nüüd ma siis korra lõpetan jagamise selleks, et jagada meie koduleht, meie keskkonda. Nii, üks hetk. Nii. Ja juba jõuangi meie koduleheküljele ja loodetavasti on see kõik hästi näha. Niisiis, meie rakendus töötab online'is 24 tundi. Ongi meil virtuaalne eelarve keskkond. Koduleht on siis veera.eu ja siit saab sisse logida. Vajutame siia logi sisse aknal. Siit saab tekitada endale shortcut'e, tõmmata siia brauseris peale ja saab ka kohe siia sisse logimise aknasse. Veera keskkond on siis võimalik sisse logida parooliga või elektroonilise ID-ga. Kasutaja tunnuseks on siis alati ametikohaga seotud e-posti aadress, kasutaja e-posti aadress ja siin saab siis parooliga lähtestada, kui unustatakse salasõna ja kõik sellised protseduurid. Nii, nüüd ma login sisse. Mul on siin juba eelseadistatud see aken. Ma nüüd korra räägin, meil on tõesti siin ühe Meriti liidestuse demo tehtud, andmed on anonüümiseeritud. See valdkond, mida ma siin teile täna kuvan, ei ole kohalik omavalitsus, vaid on üks ehitusettevõte. Kui te nüüd, ma usun, et meie tänase demo või tänase webinari vaatajad on väga paljudest erinevatest ettevõtetest või valdkondadest. Et kuidas ennast ja oma valdkonda siit ära tunda, ma loodan, et see loob mingisuguse loogika. Ma tõin just siia selle eraettevõtte näite. Samamoodi võivad olla sihtasutused, OÜ-d, MTÜ-d, et tegelikult need võimalusi siin lahendusteks on hästi erinevad, et kuna omavalitsused on pisut spetsiifilisemad, siis ma seda näidet siia praegu ei toonud, aga ehitusettevõte tõesti, kes jälgib siin oma meeskondade lõikes eelarve täitmisi, siis oleme siia loonud sellise keskkonna. Nii, praegu olen mina administraatori vaates, kus on siis näha 3 eelarve aasta kaustad. Mul on nagu kogu ettevõtte vaade. Kui nüüd on konkreetne kulujuht, meil on siin praegu üles ehitatud nagu meeskondade vaated, ka meil on tiimid 1, tiimid 2, tiimid 3, siis põhimõtteliselt
saab anda sellele kasutajale ainult teda puudutavad alaeelarvete vaated või selle jupi vaate eelarvest, mis puudutab tema valdkonda. Aga selleks, et luua sellist raporti vaadet ja millised on võimalused, ma praegu näitan kogu organisatsiooni vaadet. Siit ristist lahti tehes avanevad siis erinevad eelarveaastad. Aasta 2003 on meil eelarveprojekt, 22 ja 21. Tulles nende samade märksõnade juurde, mida siin eelnevas slaidi esitluses ma kuvasin, on just see jätkusuutlikkus. Et siin on näha siis erinevad protsessid, et eelarve, siis on muudatused esimene poolaasta ja selle pealt tekib koondeelarve. Siin neid protsesse ja nimetusi, see on vaba tekstiga, neid võib rohkem olla. No näiteks on meie käest küsitud, et kas mul võib olla mingi müügiplaan. Ja teil võib olla täiesti müügiplaani eelarve siin, mis on tehtud vastutajate poolt. Teil võivad olla siin see, milliseid plaanimisprotsesse teie organisatsioon teeb, et siin võivad siis redaktsioonide ehk eelarvetena need loetelud olla hoopis pikemad, et see on tõesti ainult üks näide. Nüüd klassifikaatorid, korraks tulles siia tehnilise poole peale, on meil kontoplaan, ma tegingi praegu Meriti kontoplaani peal, mis on standardne ja meil on siin kasumi aruande peale see üles ehitatud, et iga siis siin on grupeerivad veel kontod, et see annab meile võimalust täiendavaks analüüsiks, aga see on selline tehniline, et te varsti näete, kuidas see meil rolli mängib. Siis projektid on nüüd ka, tegelikult kõik see kontoplaan, kui keegi kasutab mingit teist kontoplaani, riigi kontoplaani, mis iganes erinevaid vajadusi analüütikaks, siis selle kontoplaani ja klassifikaatorid saab lisada täpselt sellised, nagu teie organisatsioonis vajadused on. No siin on näiteks projektidena ära toodud tegevused. Et või võivad olla projektidena ka päris projektid, kus on tulud-kulud peal. Praegu on siin pigem projektid, mis lähtuvad kuludeks, et mis on haljastustegevus, näiteks järelevalve või katuse tegemiseks läinud. Aga need on hästi erinevad, võimalik sõnastada projektideks projekte, mida teil on siis parasjagu vaja kasutada. Nii. Osakonnad, ma näitan siis, kuidas näites on üles ehitatud, meil on siin tiimid, samas me saame need klassifikaatorid ka ümber nimetada, kuidas siis teil parasjagu kasutatakse. Ütleme, kui me nüüd toome paralleele, kuidas on Meritis need asjad sõnastatud, siis Meritis on ka see võib-olla osakondade klassifikaatorina nimetatud ja Veerasse toome ka selle osakonna klassifikaatori siia. Et meil on siin meeskonnad, tiim 1, 2, 3, 4, 5. Siis on meil ka pandud tegevusalad. Kui neid tegevusi on rohkem, see on hästi lihtsustatult toodud, et meil on 2 tegevust, meil on ehitus ja garantiitööd. Siin võivad olla N+1 tegevusi, mida siis on vajalik analüütikas eraldi nii tulude kui kulude põhiselt vaadata või siis ainult tulude või siis ainult kulude põhiselt. Nii, siit linnu peale vajutades ma siis liigun jälle tagasi algusesse. Saab ka veel lisaks objekte kasutusele võtta. Kui me räägime siin ehitusvaldkonnas, siis võib-olla võiksime siia ka ehitusobjektid ära sõnastada, kui me tahame. Et see on täpselt selliselt, pigem ongi see juurdlusprotsess oluline, et me mõtestame läbi, millist informatsiooni on teile oma juhtimiseks vaja või ka aruandluseks. Nii, nüüd ma 2021 panen hetkel kinni, jätan endale vaate siia, mis ma tahan teile kuvata. Selleks, et ütleme, ma hakkan küsima küsimusi ja mängima sellist igapäevast toimetamist, et mis siis kuidas kõige paremini informatsiooni kätte saada ja kuidas seda siis kuvada. Ütleme nii, et ma olen organisatsiooni juht, ma tahan vaadata oma eelarve täitmist, jooksva aasta eelarve täitmist, kuidas meil parasjagu läheb. Ma valin koondeelarve, siin on mul näha, et kuidas meil on see eelarve jaotatud. See on sisukord. Meil on osakonnad, ehk meeskonnad või tiimid ja tegevused. Igal tiimil on siis nii ehitus kui garantiitööd. Ja siin on siis näha, kuidas see jaotus on loodud. Siis ma liigun siit raporti vaatesse. Raporti vaade on nüüd see, mis annab meile ülevaate kogu sellest planeeritud või tähendab sisuliselt numbritest.
See on nüüd konkreetselt plaan, mis meil on koondeelarve, mis sisaldab muudatusi ja eelarvet ennast. Kuna eelarvet hakatakse tegema ikkagi ju eelnevas kalendriaastas või eelnevas perioodis, siis kindlasti need eelarved muutuvad ja see koondeelarve võib siis koondada endas palju-palju muudatusi, et see on summa põhine eelarve. Nii, ma liigun siit nüüd, seesama vaade on meil nii, nagu meil oli see sisukorras see jaotus, samamoodi on see jaotus siin, võrdlen väga-väga detailses vaates, infot on väga palju. Üsna tihti Erbid ja Excelid annavadki sellise aruande ja juba kaobki tähelepanu ära, et kus, mis toimub. Aga meil on see aruanne hästi dünaamiline. Ma alustangi nii-öelda sellest, et kuidas on seda vaadet võimalik siis enda jaoks kõige paremal viisil kujundada. Alustame üldsest pildist. Ma kõigepealt alustan sellest, et ma võtan kõrvale võrdluse. Võtan võrdluse eelarve täitmine 2022 ja 2021. Täitmise poole pealt ütleme nii palju, et meil tuleb iga vara hommikul konkreetse kalendriaasta kanded ja kanded siis kirjutatakse üle terve selle perioodi jooksul. Ütleme, meil on kalendriaasta, mõnedel juhtudel, mõnel ei ole kalendriaasta, on näiteks spordialaliitudel, kes on meil ka kliendid, on septembrist augustini ja selle saame ka vastavalt sellele seadistada, milline see periood on. Nüüd, kui tõesti selle perioodi, meil on eelarve aasta 2022 ja 2021, näiteks tehakse raamatupidamise parandused, see on selge, et jooksvas aastas tuleb informatsiooni ja tulevad mingid näiteks arved, mis on märtsikuusse, siis ta iga vara hommikul need parandused kirjutab üle, et teil on tõesti see adekvaatne ja värske informatsioon siin olemas. Nii, ma panen veel kõrvale arvutaveerg. Arvutaveerg on nüüd kahe veeru vaheline suhe, mis on siis A, praegu on siin A versus protsent C-st. Nii. Ja paneme siin selle tehte, me tahame teada, palju on eelarve versus täitmine. Nii. Ma võtan selle alaeelarvete jaotuse maha. Ma tahan näha praegu palju meil, kuidas kogu organisatsioonil, milline on minu tulemi aruanne. Siin üleval kuvame nüüd, kuna see aruande jaotus on pikk, siis me kuvame selle summa, mitte all paremas nurgas nagu tavaks, vaid üleval. See näitab seda, et me oleme planeerinud tulusid 1,5 miljonit, täitmine 2022 on 294 000 ja 2021 oli 267 000. Et mingisugusele adekvaatsusele või päris elule need numbrid ei põhine, vaid need on toodud testnumbrid, aga ma üritan siia mingisuguse loo taha näidata, et millised küsimused võivad selliste aruannete vaatamisel tekkida. Nüüd, see aruanne on ka üsna pikk ja detailne kontode põhiselt. Me saame näha, palju meil on tööjõukulusid ja maksukulusid, aga kuna meil on võimalik ka siin veel konto tasandil minna hierarhiliselt üldisemaks, siis me saame kokku võtta müügitulud, kaubatoore materjal, siin on ka erinevad kontod all, ruumide kulud, et me saame selle vaate võrdlemisi kitsaks. Kui me nüüd päriselt konto välja võtame, siis me näeme, mis on need müügitulud, äritulud, amortisatsioon, et sellise koondpildi hästi kiiresti. Ma panen selle konto vaate tagasi ja hakkamegi nüüd mängima mingit sellist stsenaariumit, mis küsimused tekivad. Praegu mul valitud siin kaks tunnust. Siin üles nooltesse on meil kirjeldatud klassifikaatorid. Läbipaistvad tähendab seda, et meil ei ole neid praegu valitud. Meil on valitud kõik eelarve osad, tegelikult on meil kasumiaruande osad, et kuna ta on tehtud meil omavalitsuste põhiselt, siis eelarve osa ongi eelkõige omavalitsuste põhiselt see sõna võib-olla ei ole kõige õigem, oleks kasumiaruanne või tulemiaruande põhiselt, aga siin saab ka näiteks vaadata ainult tulusid või ainult kulusid. Mida te parasjagu vaadata tahate. Nii, nüüd ma panen sisse valiku kõik ja ma tahan näha tegelikult, kuidas mul on erinevatel osakondadel läinud ehk erinevatel meeskondadel. Nüüd ma lülitan selle osakonna tunnuse sisse ja tõstan selle kõige esimeseks. Nii, ja nüüd mul tulebki tiimide põhiselt, osakondade põhiselt kasumiaruanded, kus on siis kontode põhiselt näidatud, kuidas meil läinud on ja siia tiimi tasandile summeerub tulem. Et tiimi ühel oli planeeritud 174 000 kasumit, aga tuli 347.
tiim 2 oli 179 000 ja samas rütmis on ta läinud. Nii, siis on meil näha, palju meil on kasumit toonud tiim 3 ja tiim 4, et saab sellise ülevaate selles analüütikas, mida te soovite, mil põhiselt te soovite kuvada. Nii, me saame ka muidugi selle pildi veel kitsamaks teha. Üldiselt ma soovitan alati võtta välja selle info, mida teil ei tarbi, mis vajalik ei ole. Jätamegi eelarve osade põhiselt, siis te saate sellise kiire vaate. Või kui te tahate üldse näha ainult tulemit, see eelarve osa ka ei huvita, siis me näeme osakonda ja kasumlikkust. Kui palju on kasumlikku planeeritud ja mis on kasumit tegelikult toonud on. Ja siis nüüd järjest sisse lülitada need filtrid, mis teile nagu huvi pakuvad. Nii, aga siis mängime seda mängu, et me tahame teada, kuidas meil tiim number 2 läheb. Üks väike selline nipp on ka see, et üsna tihti ongi klassifikaatorid, mis on raamatupidamise ja finantsistide poolt üles ehitatud, et seda nagu ettevõtte juhti ei kõneta, aga alati on see number ka siin ees olemas. Et selle numbri ma saan lihtsalt kopeerida ja paneme siia osakonna filtrisse ja me võtamegi välja ainult tiimi number 2 vaate. Samamoodi võib see olla mingi projekt või objekt, mida te parasjagu siis vaadata tahate. Nii. Ja nüüd ma panen sisse siia ka kontotasandi. Ja nüüd ma näen täpselt detailselt, kuidas on tiim number 2 planeerinud, kuhu tal on kulud läinud. Nüüd me oleme võetud kõrvale võrdluseks siin täitmine 22 ja 21. Ma näitan, kuidas on siis võimalik minna maksimaalselt rohujuure tasandile. Võtame ühed suuremad kulugrupid, mida me siin näeme, materjalid ja tarvikud. Te näete, siin on veergude ees sellised täpid ja triibud. Me saame nüüd nendel täitmiste põhiselt minna kuni raamatupidamiskannete tasandile. Kui me selle peal vajutame, avaneb meil eraldi aken, mis toob meile kõik raamatupidamiskanded siia ette. Võrdlemisi kirju pilt, aga selleks, et see pilt teid kõnetaks, oleme ette loonud siin mõned vaated. On lühiinfo, ta võtab kõik need nii-öelda raamatupidamistulud, kulud siia, tähendab konkreetse, praegu võtsime materjalid ja tarvikud või mis konto tasandil teil huvitab, see detailsus, millest see koosneb, kuidas on siia need arved taha tulnud, arvenumber, kellelt on arved tulnud, et kõik see informatsioon on näha siis siin selles detailvaates. Et tõesti rohujuure tasandil, näiteks te tahate otsida betoonimeistri materjale, kirjutate siia betoon. Nii, ja nüüd on siis näha, kõik palju on selle sama tunnusega erinevaid arveid teie selles, leiate need arved üles või arvenumbri järgi, ükskõik, et mida ta otsib üle ridade. Nii, siis on meil ette loodud siin selline vaade nagu summa kuu kaupa. Mul praegu siin seda head näidet ei ole, aga seda näidet on eelkõige just näiteks kommunaalkulude planeerimisel. Ta summeerib siis kõik kulud kokku, mis on siis siin konkreetsed kulusummad. Kui ma selle nüüd ära märgin, siis ta käitub nagu suhteliselt Exceli sarnaselt. Siia alla paremasse nurka ta kuvab keskmise. Näiteks kui planeeritakse, et me teame, siis näeme, palju meil on keskmine kuukulu selles perioodis. Palju on miinimum, maksimum. Me saame siia luua ka graafilise pildi. Parema hiireklahviga klikites me saame juba siin sellise graafiku luua, et näha, et siis millises hetkes on olnud mingisugused hälbed, kas kulud on suuremad või on hoopis kulud kajastamata, et miks meil septembris on nagu nii vähe kulusid. Et see pilt tegelikult tekitabki sellisteid küsimusi ja või pigem saab ka anda vastused, et igal sellisel numbril ja teemal on ju oma lugu taga. Et sellise info saab siit väga lihtsalt kätte, saab ka lihtsalt visualiseerida. Selle saab alla salvestada Excelisse, selle sama pildi saab salvestada kuvamaks kolmandatele võib-olla osapooltele. Et see info väljavõtmine on ka ääretult lihtne ja siin ei lähe mitte midagi katki. Te lihtsalt loote need vaated oma arvuti brauseris. Ma panen selle akna siit kinni, ma saan sama informatsiooni võtta näiteks ka eelmise aasta kohta, nii palju kui Veeras ajalugu on. Just täitmise poole pealt ja ka eelarvete poole pealt, nii palju saab siis seda infot siin jooksvalt vaadata. Nüüd ma klikkasin 2001. aasta numbrite peal, vaatan, palju meil siin keskmine kuukulu oli. Et ta annab sellise kiire ülevaate ka nii-öelda tahapoole vaates, et kuidas meil varem läinud on, et eelkõige kui just planeeritakse. Nii, nüüd ma panen selle kinni
ja just see detailsus, et ma saan suurest pildist minna kuni maksimaalse detailsuseni. Ma mõtlesin veel siin paari aruannet, mida just näidata, et kui ma panen näiteks siia veel osakonnad ja võtan konto välja ja meil olid siin alaeelarvete juures toodud ka näiteks tegevused, et on ehitus- ja garantiitööd ja nüüd ma tahakski teada, et palju meil on näiteks garantiitööd läinud, ma võtan selle eelarve osa ka välja ja panen siia selle tegevusala sisse ja siis on hästi lihtne näha, palju meil on mingisugune meeskond garantiitöösid teinud ja palju on ehitustööd teinud. Nii, siis siin on nii tulud kui kulud. Kui me jätame siia ainult kulu poole, võtame tulud välja, siis me saame näha, palju on läinud kulusid näiteks, ma tõstan selle paremaks, tõstan nüüd praegu osakonna välja, tegevusala ette, kus meil on ehitus näha, võtan osakonnad välja, võtame see info ka, meil ei ole, on meil nüüd näha ehituse kulud versus siis garantiikulud. Et siin on nagu legoklotsidega mängimine, mis küsimus teid huvitab, nende noolte ja filtrite ümber tõstmisega on võimalik teil endal sellist vaadet luua, mis teid parasjagu huvitab, sellisele küsimusele vastust saada. Ja kui tõesti praegu siin kandetasandile saab minna siis, kui meil on kontovalik ka sees, et siis me saame täpsemalt vaadata näiteks garantiitööde puhul, et mis siin on olnud siis nagu olulisemad, mis vähem olulisemad, et seda infot on lihtne siin enda jaoks kuvada, aga see tuleb kõik töö käigus, midagi katki minna siin ei saa. Kui nüüd need nooled on piisavalt segase pildi loonud, siis on selline võimalus nagu vali vaade ja vajutada algseis. Ja teil on täpselt seesama alaeelarvete jaotus, kuidas see eelarve tükkideks jaotatud, siis siin koondvaate sees. Saab salvestada ka vaateid ette, see on küll nagu kogu eelarve või redaktsioonipõhine, aga põhimõtteliselt saab siin ka lihtsustada, et ei pea neid nooli alati meelde jätma, kuidas neid tõsta, aga tegelikult see tõstmine on selles mõttes kasulik, et läbi selle, et te saate endale igasuguseid paremaid vastuseid ja paremat informatsiooni. Nii, aga nüüd, kuna aeg surub peale, siis ma näitan ka eelarve planeerimise. Praegu oleks siis see, et kuidas kulujuht või ettevõtte juht igapäevaselt või nii tihti kui vajalik on, saab siis ülevaate eelarvest, eelarve täitmisest ja just selles jaotuses või selles detailsuses nagu parasjagu vaja on. Ma korra näitan ka projektide põhiselt, et kuna meil olid projektid tegevusteks sõnastatud, siis ma panen ka selle projekti tunnuse siia, see jäi mul ennem kajastamata. Võtame kontod välja, seda meil vaja ei ole, eelarve osa meil ka vaja ei ole. Alaeelarvet ka meil vaja ei ole. Nii, ja nüüd me saime siis näha, et saame näha kogu organisatsiooni põhiselt, kui palju meil mingisuguse tegevuse peale on ressurssi kulunud. Nüüd on oluline see, et see dimensioneerimine tuleb ikkagi raamatupidamisest ja kui me tahan nüüd vaadata ka osakondade põhiselt, et siis me näeme, et palju meil on näiteks aluseid kulunud või meil oli siin armatuuri näiteks kulunud tiim 1, 2, 3, 4 või 5, et see loob sellise analüütika. Kui ma nüüd tahan näha, kuidas mingisugune tiim on neid, siis ma tõstan selle ümber ja mul tuleb teine lugu. Ma tean, näed nüüd tiim number 1 tegevusi, tiim number 2 tegevusi, tiim number 3 tegevusi. Just nende tunnuste põhiselt. Et tõesti nende filtrite ümber tõstmisega saavad need numbrid erinevaid lugusid rääkima. Nüüd ma vajutan siia algusesse tagasi ja käime üle ka planeerimisvaate. Võtame siit eelarveprojekti. Uue eelarveaasta loomine on äärmiselt lihtne. Kasutaja peakasutusõigustega saab siis kopeerida kõik need klassifikaatorid uude aastasse, saab kopeerida ka eelarve struktuuri. Nüüd on küsimus see, kui tahetakse ka numbreid ette eelnevast aastast, siis saab ka need ümber tõsta uude perioodi. Aga mina näitan praegu näidet, kus meil planeerime siis nullist nii-öelda ja meil ei ole ühtegi aruannet ees. Nüüd me võtame kõrvale võrdluse. Meil ei ole siin mitte midagi näha, sest meil pole ühtegi kirjet. Võtame võrdluseks koondeelarve 2022 ja täitmise 22 ja teil tuleb juba tuntav raporti vaade ette. Võtame võrdluseks siis A versus B, see tähendab, me vaatame, palju meil on siis eelarve versus plaan 2023. Selle aasta plaanist erinev ja kui me planeerima hakkame, siis me saame siit samast raporti vaatest juba minna planeerimisvaatesse ja planeerimisvaateks avaneb meil eraldi aken. Eraldi aken on nüüd siis
kui on võimalik kirjeid sisestada, siis on lisakirje. Kui on ainult vaatamisõigus, mida saab siis vastavalt peakasutaja saab jagada õiguseid, siis ei ole, saab kirjeid ja kommentaare ja kõike näha, aga tunnuseid aga enam ei saa neid numbreid muuta. Nüüd ongi see koht, kus tegelikult jagatakse õigused kätte kulujuhtidele, igaüks saab oma valdkonna ja mina olen praegu näiteks tiim number 1 ehitusega seotud kulusid planeerimas, ma filtreerin selle välja ja nii kui siia sisend luuakse või kirjutatakse, nii jooksevad need numbrid kohe üldeelarvesse, midagi enam ekstra kinnitama või saatma ei pea. Ja nii kaua, kui see lisakirje siin on, nii kaua on võimalik seda sisendit anda ja muuta ja kui seda enam ei ole, siis on ainult vaatamisõigused ja kõik see protsess on ainult vaadeldav siis selle vastutaja poolt. Ja kuidas siis kirje sisestamine käib? Vajutame lisakirje ja siin nüüd valime selle tunnuse. Tunnused on nüüd ette antud vastavalt vastutusvaldkonna planeeritavatele tuludele, kuludele, et see hoiab ka nii-öelda seda neid numbreid ja seda andmete kvaliteeti, et üsna tihti tõesti ei olda finantsinimene, finantsistid saavad ette panna siin ainult õiged tulu- ja kulutunnused ja siis vastutaja valib siit. Ütleme, me tahame tulusid planeerida erinevas kaubateenuse müük Eestis, ma kirjutan selle üle, näiteks planeeritud müük, planeeritud tulu objekti 1, siis ma panen siia summa näiteks 100 000 ja salvestan. See on hästi lihtne, see on kõige lihtsam. Siin ei lähe nüüd midagi katki, kontotunnus jääb ikkagi samaks, aga lihtsalt sellele samale kirjele antakse sisu, et mis see tulu on, kuidas seda planeeritakse, kus see tulu tuleb. Sama tunnusega võib ükskõik kui palju ridasid võtta. Me paneme objektilt 2 tulu. Samamoodi saab kulud lahti kirjutada ja kirjutame siia 50 000 ja vajutame enter. Lisaks sellele saab neid summasid veel kommenteerida siin jutumulli juures. Siin õrnalt on näha, vajutate jutumulli peale, lisate kommentaari, kirjutate lahti selle, mida see täpsemalt tähendas või lisate faili. Näiteks mingisugustes on mingid hinnapakkumised võetud, mingid eelkokkulepped, mitte ametlikult selline dokumentatsioon. Kõik saab siia lisada failina, kommenteerida, miks see on oluline. Mul on juba hinnapakkumine, mul on juba eelkokkuvõte. Ma tean, et osad kulujuhid teevad näiteks pildi, mul on vaja sellist asja ja lisavad selle siia väikse kirjeldusega, et see kõik loob sellise, lisame faili, näiteks saame siia panna konded külge, paneme see, et hinnapakkumine lisas. Ma näitan kohe, kuidas see välja paistab. Näete, siia tekib ka ikoon ja seda ikooni saavad siis pärast kõik vaadata, kellel on vaatamisõigused sellele eelarvele. Nüüd nii kaua, kui siin on lisakirje, saab neid numbreid muuta, saab kustutada, et üsna tihti on see, et antakse mingi periood eelarve sisendil kogumiseks ja selle sisendi, mida rohkem aeg edasi, seda täpsemaks see info läheb. Ja seda infot saab siis siin kogu aeg täiendada, nii kaua, kui on siis kasutajal need õigused olemas. Nüüd, kui see sisend on antud, siis saab värskendada eelarvet ja kohe tekivadki numbrid üldeelarvesse. Ongi finantsjuht näeb jooksvalt kohe, kuidas siis kulud ja tulud on, mõtlen projekti tunnuse maha, et kuidas tulud ja kulud on siis parasjagu tulnud, et meil on siin saab 2 akna vahel liikuda või isegi 3 akna vahel. Et oleks meeles, et tõesti meil on ruumide rent, et millest need ruumide rendid koosnes ja kui palju meil need kulu oli, võtame lühiinfo. Me näeme siin, et need on hästi erinevad, aga siin saab siis nii-öelda seda planeerimise kõrval vaadata ka ajalugu, kuidas parasjagu läinud on. Nii, aga nüüd mulle tundub, et me oleme ilusti selle aja ära kasutanud. Siin on hästi palju tõesti selliseid võimalusi, et anda kommunikatsiooni numbrite juurde. Ma korra näitan veel ka, kuidas kulu välja paistab, et ehitiste seadmete rent, paneme siia 10 000, näitamaks seda, et see iga kulu leiab õige koha, ta lähebki kaubatoore materjali alla, teda ei pea kuskil eraldi lisama ridadena, vaid siia saab siis valides õige tunnuse, nad juba leiavad eelarves ja selles kasumi aruandes ja tulemi aruandes õige koha.
nii, ja siis jälle värskendame ja meile tekivadki juba summad, et iga kord ei pea värskendama, et see tuleb siis, kui te soovite raporti vaadata, näete, et siin on tõesti kulud tulnud ja siin on tulud planeeritud. Nüüd ma panen selle kinni ja lähen siia tagasi avavaatesse, käin üle ka selle koha, et meil on siin küsimuste all võimalik ka need videod, lühidalt kasutajavideod ja ka kasutajahaldus, et meile saab alati helistada ja küsida. Mina praegu lõpetan, et kui jäi palju lahtisi küsimusi, palun helistage, võtke meiega ühendust. Ja mul kolleegid siin räägivad, et meil on tegelikult tõesti PowerPay-ga ühendus, et kuidas see välja paistab. Ma tõin siia näiteks Viljandi linna. Ma loodan, et nii, kas see pilt on ees? Jah, nii tuli. Et see on nüüd konkreetselt Viljandi linnas Veerast võetud andmestik, see on nüüd standardiseeritud ja see vaade on loodud avalikkusele, et oleks võimalik näha, kuidas läheb. Organisatsioonid, mis on nagu eraettevõtted, nendele me saame luua PowerPay vaated ainult juhtkonnale või siis vastavalt sellele, kes on see tarbijaskond, aga siin on pandud linna kodulehele. 20 omavalitsust täna kuvavad siis läbi Veera eelarve rakenduse oma organisatsiooni tegevusi, et kuidas meil finantsidega läheb. Viljandi linnal on veel see näide, et nemad tõesti igapäevaselt uuendavad andmeid. Siin on näha põhitegevuse tulud, kulud on lahti kirjutatud, näiteks tulumaksu põhiselt, mida need tulud endast kujutavad, põhitegevuse kulud, et need vaated on tõesti tehtud hästi sellised kliendipõhised, et kuidas mida keegi nagu oluliseks peab. Näiteks reservfondi kanded on näha, mille peale on reservfondi kulutatud. Lisaks sellele finantsandmetele oleme toonud läbi PowerPay ka kvantitatiivsed näitajad. Näiteks töötute arv, elanike arv, sünd, et see on ka tegelikult läbi kõik Veera keskkonna, et see numbrid oleksid standardsed, me saab siis nii-öelda kõik oluline informatsioon siia ühele töölauale tuua, mida peetakse siis vajalikuks. Aga see tegelikult, kui me rääksime hinnastamisest, siis see sõltub siis sellest PowerPay keerukusest, et siin omavalitsuste puhul me oleme ka selle ära standardiseerinud, et suhteliselt nad näevad sarnased, aga erinevate värvidega ja kes tahab detailsemat, kes tahab üldisemat infot. Ja siit on ka veel viide tegelikult Statistikaameti ja juhtimislauale, mis siis võimaldab veel täpsemalt igasugust rahvastiku püramiide ja muud informatsiooni kuvada, et see kõik info on ühes kohas, et sisuliselt see ongi sõnastatud vist ka nagu andmevärav kodulehel. Nii, aga nüüd ma küll vist lõpetan, et ma ei taha kellegi aega kuritarvitada, et kõik need küsimused tõesti, kuidas, mida lahendada, võtke julgelt ühendust ja mina tänan teid kõiki ja tänan ka Meriti tiimi. Aitäh! Aitäh ka minu poolt kõigile ja nagu lubatud, siis saadame kõigile registreerinutele ka videosalvestuse, katsume seda teha nädala jooksul ja aitäh Helikale ja aitäh Jekateriinale põhjaliku ülevaate eest ja aitäh kõigile osalejatele muidugi. Ja kui siin on veel inimesi, kes ei kasuta Meritit, siis kuni detsembri lõpuni on meil esmaostjatele kampaania, et kui te ostate siis Merit Activa või Merit Palga esimest korda, siis saate programmi kasutada vaid €1 kuus. Nii et kui teil on ka sõpru, kes ei kasuta veel Meritit, siis andke neile heast pakkumisest teada.